Tšau kõigile, täna jälle Merka siin. Mul on käsil siis rasedus ja ma olen 28 nädalat rase. Ma kohe näitan. Jeesus Maria, mul on kõht täis ka muidugi. Aga jah, selline me praegu siis välja näeme. Ja noh, mul on kuskil niimoodi 3 kuud veel minna, seega suht palju, aga samas suht vähe, seega kannatab ära. Jätkates siis naiste teemadel ka, meil on ju peaaegu 2 nädala pärast tulemas naistepäev ja kui teie ei ole veel mõelnud, et mida võiks siis naistepäevaks kinkida oma emale, oma kallile naisele, siis ma võib-olla annaksin paar soovitust. Ja ma arvan, et ma ei pea teda mitte kellegile tutvustama, sellepärast kõik teavad, millega tegu on. Ja täpsemalt on see siis roosikaru ja see on tehtud sellistest vahtkummist roosidest ja tal on nii armas selline lips on siin kivikesega ja mul on kusjuures ka selline punane roosikaru, täpselt samasugune ja ma hoian teda ilusti paki sees, ta on mul kapi otsas ja see toob alati nii ilusaid ja armsaid mälestusi esile. Aga ja, et kui sul ei ole veel välja mõeldud, mida naistepäevaks kinkida, siis ma arvan, et see on kindlasti üks selline universaalne eriline kingitus, mida sa võiksid siis oma kallile lähedasele teha. Ja koduleht, kus saab selliseid imearmsaid roosikarusid tellida, on infinityroses.eu. Seal on valged, punased, helesinised ja siis roosad roosikarud. No, vaadake seda. Millisele naisele ei meeldiks saada sellist roosi? Vaadake, kui kena see siin karbis välja näeb. No, mina kui selline karbikoguja, siis juba ma tahaksin seda roosi selle karbi pärast. Isegi kui see roos siin mingi aasta rohkema aja pärast hakkab otsi andma, siis seda karpi saab igavesti kasutada. Mina hakkan kindlasti seda oma öökapi peal hoidma. Ma saan siia oma sõrmused, kõrvarõngad, ketid panna ja see näeb nii ilus välja. Nii armas kingitus lihtsalt. Ja see ei pea olema just naistepäeva kingitus, emadepäev, sünnipäev. Absoluutselt, et ma arvan, et igale tüdrukule meeldiks saada sellist hästi õrna ja erilist kingitust. Igal juhul, kui sulle meeldiks teha sellist kingitust oma kallimale, siis vaata infinityroses.eu ja praegu on käimas ka siis sooduspakkumine, kus siis koodiga Merka saad sa ostult -30%. Seega tasub shopata. No ja alustame siis tegelikult selle videoga ja põhimõtteliselt on mu plaan siis täna sorteerida Roveni vanu riideid, mida ma olen alles hoidnud, sellepärast ma pole raatsinud neid ära müüa, sest need on korralikud vanad kaltsud ma olen ära andnud või ära müünud, aga need ma olen nagu alles hoidnud selles suhtes, et ma nagu teadsin, et ma tahan teist last ja kuna ma sugu ei teadnud, siis ma hoidsin neid enda keldris. Jah, kõike neid. Siin on mega palju kotte ja mul on neid riideid veel kappides ka, aga ma üritan võimalikult kiiresti nagu asjadest läbi käia ja vaatame siis nagu, et millised asjad tasub alles jätta ja millised ära anda ja millised müüki panna. Kui keegi tahab teada ka, siis mul on Sarapuus praegu Tartus boks ja see boksi number on 81, et ma viin sinna asju müüki, neid lasteriideid ka siis, mida te siin näete, need korralikumad. Ja kui te veel ei tea, siis mul on kõhus on beebitüdruk, see on vähemalt ühe ultraheli järgi, väga hästi polnud näha, seega loodame parimat, et ikkagi tuleb tüdruk, sellepärast et kui ma poisteriided kõik müüki panen, siis mul ei ole enam riideid. Ja no muidugi ilmselgelt, et ma saan poisteriideid alati tüdruku seljas ka kasutada, aga nagu midagi on vaja ära sorteerida, sellepärast et keldris ei ole ruumi enam. Mine sinna poole, palun. Mitte trügida, siin on järjekord numbritega. Siin on mingid Roveni vanad asjad. Või? Minu vana imetamispluus. Kusjuures ma siukseid imetamispluuse üldse nagu ei kandnud, minu arust need olid suht ebamugavad. Ma kandsin nagu pigem eest lukuga asju.
aga ma jätan selle esialgu alles asjad, kuhu need lähevad. Alles asjad lähevad sinna nurka, ära anda lähevad sinna otse ja sinna lähevad müüki asjad. Plaan on paigas, kuhu see pidi minema. Paremale alles hoida. Okei, paneme siia. Nii, mis see siis on? Sääsevõrk vankrile. Kas mul on sääsevõrku vaja vankrile? Maal on vaja. Aga mul on mingi vanker, aga sääsevõrk. Hoiame alles selle jama, tead. Hakkab pihta. Nii. Rovuv on. Mine pekki. Kas ta oli nii pisike või? Sorry väljenduse eest, aga nii armas. Okei, see läheb müügi, sorry. Oi, ja siis mul on siin väiksed siuksed Diori papud. On ka siin väike Dior selline. Aga üks on kadunud vist. Okei, ma panen selle müüki, et võib-olla leiame teise ka ülesse. Oi, ja siin on väike podi selline kui nunnu. Seda ma saan tüdrukul ka kanda. See on suht uus ka. Oi, ja siis see oli Rovu lemmik oli. See on tegelikult nagu minu arust rohkem nagu tüdrukupusa. Aga ei on nii nunnu, ma mäletan, kui ta sellega veel oli. Lihtsalt kui nõme video mingi. Väike Rovu. Päriselt ka nii väike oli või? Vaata, me matchime, meil on samasugused kampsuni. Appi kui armas see on. Mu emme kinkis selle oma lapsele. Selline veel pusa, mis läheb müüki. All Stars müüki. Näe, teine papu ka. Ma otsin sellised poistele just siuksed hästi mugavad asjad alles. Et need, mis olid ebamugavad, siis ma viskasin nagu kõik ära. Siin on veits plekid peal. Viskame ära. Podid jälle. Oi, siin on mingisugune siuke väikene pusaroosa, mis mu vanaema on ostnud Rovenile. Ilmselgelt on tahtnud tüdrukut. Anname ära. Nii nunnu, ma mäletan, kui Rovu käis nendega. See tundus talle nii suur veel. Mingisugused väiksed sokid, Hilfigeri omad. Nii armas. Nii armas väike seilor. Need peaks alles hoidma. Pisikesele siniseid sokke, puistekaid. Nii nunnud, kuidas ma need ära müün? Sinised sokid tüdrukule. No võib panna ju, on ju, aga nagu äkki ma hoiaks alles ikkagi. Ma hoian alles. Mäletan selle H&M-ist ostsin Rovule, aga seda saab tüdrukule ka kanda, et vaatame, kas talle läheb see õigel aasta ajal selga või mitte. Kui ei lähe, siis läheb jälle müüki või saab ära anda. Aga see oli väga armas, väga mugav oli. Kusjuures need H&M asjad üldse beebidele mulle väga meeldisid. Hästi ilusti istusid seljas ja hästi mugav oli neid selga panna ja väga armsad näevad välja. Silikoonist hambaari väiksele peepsule, selle jätame alles. Oi, näe, tüdrukule väike podi. On need väiksed, ma ei tea, kuidas neid talvel saab peepsudele panna. Kindad. Kindad on selle nimi. Ma arvasin, et need on jalgadele. Siin on mingi podi jälle tüdrukule. Mul on päris palju neid podisid. Siin on väike lukuga podi. See läheb müüki. Lukuga need jäävad mul kõik suht jätan alles, sellepärast et need lukuga asjad on täiega mugavad. Mingi vihmamüts, mis ma ostsin, ma arvasin, et ma kannan seda Rovenil. Ei. Jälle üks väike pisikene podi lukuga valge, mis kohe saab kakajookseplekke täis tehtud, väga nunnu. Mingi suht tüdrukupusaga minu arust, ma hoian alles. Paljud riided mul lähevad ka siis vanaema juurde ja siis maale ka, et noh, maal oleme nagu nii palju aega. Mingi kandipusa. See tüdrukule väga ei lähe. Aga ma mäletan, Rovu käis sellega nii numps. Ja Vieri-tossud, mis olid väga mugavad Rovul ka müüki. Siin on see, mis firma see oli? Helg firma. See on imetamispluus. Siit alt tulevad rinnad upsavad siis välja. See oli hästi mugav. Mul oli see sünnitusmajas
seljas ka, kui külalised tulid. See komplekt oli mul Rovenil ka, aga ma müüsin selle juba maha. Ma ei tea, miks. Ma ei kujuta ette, kas teil üldse nagu on huvitav seda vaadata või ei ole. Aga mul on vaja see ära teha ja tore, kui te mulle seltsiks olete. Siin on mingid vanad müügiasjad. Põnnilt põnnile boksis on mul need kunagi olnud isegi, neid pole ostetud. Miks te ei ostnud? Ma ei tea. Molomüts, pluusid. Need lähevad kõik uuesti müüki, et kui te tahate, siis vaadake seal Sarapuu kirbukas üle. Siin on mingi väike kostüümikene ka. See veel on lina. Lina vankrisse või voodisse. Eriti hea ju. Puuvillaga ka veel. Väga hea, et keegi ei ostnud. Nüüd mul on vaja. Mis asi see on? See on mingi väike tekk oli siuke lambaga. Kuhu ma selle veel panen? See on nagu hea turvahälli panna, hoian alles. Neid lappe ja asju läheb nagu mega palju alati. Ma tellisin ka hästi palju uusi. Väiksed helesinised kroksid, need peaks alles hoidma. Nii armsad. Rufi ei saanudki käia, ta kasvas nagu nendest hästi välja. Aga ma pisikesele hoian alles. Siin oli siukene katte turvahällile peale, et päike siis ei paista või ta saab siis turvahällis tududa. Kas ma kasutaksin seda veel? Ma ei ole kindel, sellepärast see on hästi paksust materjalist. Ja siis on nagu lapsel raskem hingata. Aga see nägi väga ilus välja, ma pidin selle ostma. Ma panen selle müüki. Juhul, kui keegi ei taha, siis ma võin seda ise ka kasutada, aga kui keegi just on otsinud, siis võtke. Järgmine kott on mul nüüd siin ja ema saatis 3 suurt kastitäit riideid. Seega ma pole neid väga nagu sorteerinud, ma ootasin, kuni ma saan soo teada, et siis ma nagu panen asjad kõrvale. Aga vaatame siis, mis siin on ja mida alles hoida ja mida müüki panna ja mida ära anda. Siin oli kohe see võrk, mis käib poodi peale. Ja see on muidugi sinise äärega, et ma panen selle müüki. Ja mul praegu on ka otsus tehtud, et ma tahan oma pisikese printsessi voodile seda võrku. Seega ma ostsin juba Juumist ära selle pulga, kuhu see võrk läheb ja tellisin ka selle uue võrgu roosa, aga jah, see läheb siis nagu sinna beebivoodi peale ja siia läheb see võrk siis peale. Ma ei tea, kuidas see läheb siia, et ma pean selle välja nuputama. Siin oli mingisugune siuke lina, on ju. Selline lina ja siin otsas on mingisugune kott. See lina käib nagu siia kotti sisse või Capriisa 16 €. See on, ma arvan, mingisugune siuke istumispikniku tekk. Igal juhul see on nagu suht nunnu autosse panna. Lähme äkki trippima kuskile. Siis on vaja istuda ja mis iganes, kuigi mul on neid. Aga see näeb nii armas välja. Ise, randa. Joo, randa. Äge. Siuke kotike kohe. Nii nunsu. On ju. Poti. See on mingi puuvillast jälle, ma juba tunnen materjalist ära. Mingi Jaanuse firma oma. Mõnus mingi merino. Mingisugune podi poistele. Kas ma jätan selle alles? Ma jätan selle alles sellepärast, et seda saab kodus kanda ka pisikesel. Siin kottides oli hästi palju seda hästi ilusaid jopäsid oli poistele, aga need on Rovenile väiksed. Seega ma pean kõik müüki panema. Mingi pusa, eluarmas. Müts müüki. Oi, podi jääb alles. Siin oli see Marines Original. Asjad olid siuksed joped ja need on täiega head. See firma on täiega hea. Täiega meeldib mulle see Original Marines. Seda on suht raske saada nagu. Aga ma ei tea, kas ma jätaks selle alles. See on tüdrukule ka ju. Punane. Ma jätan alles, sest see on päris tunnu. See on täiega hea materjal. Podi. Ma neid trukkidega podisid ei taha näha ka ausalt öeldes. Ei taha. Siin on mul üks
kärukate. Ema sai mulle tasuta käru Soomest, kui me seal käisime. See on see mingi vanem emmaljunga käru ja see läheb meil maale. Seega see on see kate ilmselt. Ja ma ei ole nagu kärusid üldse vaadanud. Sellepärast, et mul on Roveni vana käru, mis oli mingi pruun ja siis on see, mis ema sai. Meil on 2 nagu seda vankri korviga käru. Seega ma ei tea, kas ma nagu hakkan uut üldse võtma. Muidugi oleks ilus ja armas, aga nagu ma erilist pointi ei näe, sellepärast, et nagu vankril on rattad all ja nagu mul on suht savi. Ja pealegi mul on Roveni käru ka see istumisosaga veel alles. Meil on see Baby Jogger City Mini GT2 ja ma olen sellega väga rahul. Ma vaatan kõiki ausalt öeldes neid asju jooksvalt. Ma üldse nagu ei muretse, et midagi jääb puudu, sellepärast kindlasti ei jää. Pigem alati ostetakse asju üle. Et kui midagi vaja on, siis tänapäeval saab kõik asjad nii kiiresti kätte igalt poolt. Turvatool on meil olemas, see on all keldris. See on see Kübeksi Cloud C, see on see, mis läheb lamavasse. Ma seda täiega tahtsin juba Roveni ajal, aga siis meil oli mingi teine, ma ei hakanud võtma, aga nüüd on see, mis saab nagu ta tudu asendisse panna, mis on täiega mugav, sest Roven meil kogu aeg magas turvatoolis ikkagi päris palju. Me ei tahtnud teda üles tõsta, sest siis ta ärkas ilmselgelt ülesse kohe. Ja ma tahan endale kindlasti osta selle Toona turvatooli autosse, kus on kohe rattad all. Et kui sa turvatooli välja tõstad autost, siis vajutad nupule ja kohe rattad on seal all. Ei ole nagu mingit eraldi nagu nende rataste tassimist kuskil seal pagasnikus ja kokkupanemist, et ma vihkasin täiega seda kokkupanemist. Mul oli eriti suur käru ka nii tüütu. Aga see Toona on nii armas, see nagu siuke minikäru, nagu lastekäru, et ma kindlasti tahan seda. Ja ma ostan kasutatud ka, et ma ei hakka uusi asju ostma. Voodit meil veel ei ole. Ma olen üritanud siin voodit leida, aga ma ilmselt pean minema koha peale kuskile poodi ja vaatama, millist ma tahan, sellepärast, et mulle ei meeldi nagu väga ükski ja ma tahan, et ta oleks nagu voodi lähedal. Saan pulgad ära võtta, saan selle resti täiesti eest ära võtta. Seega vaatame. Plaanis on mul magada temaga ühes toas. Kaspari kupatan siia suurde tuppa. Praegu magame ka juba eraldi, sellepärast oma suure kõhuga ma tahan laiutada ja mul on oma tekki vaja ja üldiselt on väga raske juba kahekesi magada ja kui Roven ka sinna kõrvale veel ronib, siis keegi ei saa magada. Siin on mingi podi veel selline. See on päris siuke soe, selle ma jätan alles, sellega on talvel kindlasti hea lukuga. Emmed, uued emmed, palun varuge endale lukuga podisid, sellepärast, et kui öösel peaks pisikene väikse kaki tegema ja te hakkate seal seda 20 trukki kinni panema pimedas kuskil, see võtab aega, selle asemel, et see lukk lihtsalt üles tõmmata. Usaldage mind. Ma saan aru, et need trukkidega podid on vahepeal armsad, aga kokkuvõttes mina ei kasutanud neid üldse, sellepärast see võtab nii palju aega lihtsalt. Lukuga mingisugune sobib. Ma ei teadnudki, et mul nii palju lukuga podisid on. Võt no siuksed trukkidega nagu ei, nagu mis kust kohast kinni, mis asi see on üldse? Kõht on paljas või? Mis asja? Ai, selg või? Selg on paljas või? Appi, miks tal selg paljas on? Vaadake. Ma ei tea. Nii, mis asi see on? Mingi orgaaniline puuvill, mingi tatilapp. Tatilappe läheb hästi palju. Mingisugune lina. Kusjuures need tavalised puuvillased linad on suvel hästi hea beebile peale panna. Ma kogu aeg kasutasin neid, ma tekke väga ei kasutanud. Aga see puuvillane lina oli just hea peale visata, et see laseb nagu õhku ka läbi ja siuke mõnus, selle jätan kindlasti alles. Siin on mingisugune siukene veekindel kate veel, mida saab hälli panna või kuskile diivani peale, kui näiteks mähkmeid vahetad.
ja seda mähkmelauda mul Roveniga ka ei olnud. Mul ei olnud isegi seda mähkme, kus see porolon ja see kilevakstu peal on, seda isegi polnud Roveniga. Ma lihtsalt vahetasin tal kogu aeg diivani või voodi peal, et see oli minu jaoks oli mugavam. Praegu ma olen mõelnud, et ma peaks ostma selle poroloni värgi, ma saan selle pesumasina peale panna, sellepärast kui ta oli peepsu, siis ta mahtus pesumasina peale. Ja mul tuttavad sõbrannad on ka hoidnud seda mähkimisalust seal pesumasina peal, et see on suht okei olnud. Ja ma ostsin siukseid väikseid karbikesi ka, mida saab nagu iminappadega seina külge panna, et ma saan sinna mingid mähkmed ja mähkmekreemid ka panna nagu kõrvale kohe. Siuke mõnus peenike beebipadi. Selline magamiskotikene. Mul oli Roveniga ka neid, aga ma ei kasutanud üldse. See on nagu hea kärusse ka panna. Jah, selle meedan alles. Mul praegu ei ole sellist. Kui ma roosa või midagi armsamat saan, siis ma panen müüki. Siin on veel üks padi. Täitsa uus tundub olema. Tähekestega. Väga nunnu. Neid patju läheb vaja. Neid saab, ma olen pannud neid sinna käru sisse ka. Ja peepsuna siukseks pehmenduseks, et need on väga head. Ongi kott tühi. Sorry, ma viskasin sulle kilekotti just pähe. Mingi väike podi selline paeltega, selle ma jätan alles. See oli podi, millega Roven oli oma esimese aasta sünnipäeval. See on nii armas podi. Ma ei tea, mis firma see on. Iberlõk. Valgpadi. Podi. Ja pehme materjal. Ma ei tea, et mul nii palju neid podisid tuleb. Oi, siin on Joha püksid siuksed. See Joha on hea firma, Soome firma. Sikised siuksed. Ei. Meil on mingisugune väikene kombekas siin. Ja selle ma jätan ilmselt alles. Mis siin veel on? Mingi sokid, lillad sokid. Nii armas. Okay. Ma mäletan, Robu väike oli, siis ma kogusin talle ka talveks hästi palju kombekaid ja kusjuures läks vaja ka sellepärast, et esimese lapsega nagu ei tea, mida täpselt valida ja päris paljud olid ebamugavad kombekad, mis ma kaltsukast ostsin ja siis põhimõtteliselt lõpuks sul on ikkagi ainult üks kombe, mida sa kannad, sellepärast, et seda on mugav selga panna ja lapsel tundub olevat mugav seega ja et peab ise katsetama ja vaatama, mis on hea ja mugav. Aga jah, siin on siukene trukkidega alt läheb kinni ka, et kui suuremaks kasvab, siis saab trukid lahti teha. Päris asjalik kombe, mis firma see on, ma ei tea, see tundub nagu täiesti tutikas olevat ka väga korralik. Njuntsu. Ma üritan praegu püsti tulla, ma näitan, kuidas mul see välja näeb. Eriti kui ma kaua ühe koha peal olen, siis on nagu väga hull. Nii. Okei, praegu on suht okei. Ei olnud isegi valus. Aga nüüd. Siia lööb täiega valu sisse mingi. Nojah. Maha saan ilusti kikitada, aga jah, just see üles tulemine ja mingid hetked lööb valu sisse. Kõik on kontrolli all. Sellepärast, et alati võib palju hullem olla, seega ma olen väga rahul. Podivärk, mis tundub suveks päris mõnus olevat, selline lühikeste varrukatega, neid on päris raske saada. Ja hea materjal, kõik mis venib, jumala eest ostke. Sest kokkuvõtteks kannad seda, mis on mugav. Siin on mingi kampsik, see on see Original Marinesi, mis mulle meeldib. Siin on jälle nii armas selline Original Marinesi poiste sõjaväejakk, mis läheb kahjuks müüki. Siin on väike külla Robu oma. See on mul juba mingi 3 aastat olnud ja selle andis mulle kallis sõbranna Monika, see oli tema lapse oma. Ja siis ma veel ei teadnud, kas tuleb poiss või tüdruk, aga see oli nii armas ja ma nii tahtsin seda endale. Seega ma jätsin selle alles ja ma pole suutnud seda ära müüa ega ära anda, sest see selline roosa pehme karvane beebi tüdruku jaoks.
see nägi nii armas, siuke nukulik lihtsalt välja ja nüüd mul tulebki äkki beebitüdruk ja siis ma saan ta siia sisse panna. Kui nunnu see on lihtsalt, see läheb nüüd käiku kasutusele. Loodetavasti vahtkummist müts. Rovel seda kasutas, kui ta õppis kõndima, sellepärast ta pani kogu aeg peaga kuskile vastu või vastu lauda või nurkadesse. Seega, kusjuures see oli päris asjalik asi. Ma jätan selle kindlasti alles. Siin hoidsin ma Roveni lutte, aga nüüd ma tellisin uue sellise, mida saab panna voodi külge. Rovu oma oli see, vot Rovul oli selline turvatooli küljes. Aga miks seda ei mängi? Ja kusjuures see päästis väga palju olukordasid ja rahustas teda maha ja ta mängis nendega, et väga meeldis talle väiksena, kui midagi tal rippus näo ees. Nike'i pläitud suveks mulle väga meeldisid, kui varbad olid kaetud, muidu nad võivad komistada kuskile ja kusjuures ma saan need tüdrukule ju jätta, need on punasega. Ja, nendega saab kas või maal käia. Need olid väga mugavad kusjuures. Peaks need ka siis alles jätma või? Need on nagu suuremad. Ma pesen ära ja jätan need alles. Need saab alati hiljem ka müüki panna, sellepärast et tosse on alati vaja ka. Ja need on nagu poiste ja tüdrukute omad mõlemad. Siin on ka mingid mugavad püksid. Mingi Soome firma on Pikkuset. Tunduvad väga head. Komplekt, nii armas. Komplekt. Roveni kilekas, mida ta kandis reaalselt mingi 2 korda. Mis tuleb ära pesta. Ma ei saa aru, mis suurus see ka on. Aga mulle ei meeldinud see kilekas. See oli see Didriksoni oma. Ja see on ilma voodrita ja kui juba võtta, siis võtta koos voodriga. Mõttetu, ma panen selle müüki, ma isegi ei taha seda näha, mulle ei meeldinud see üldse. Oli Robul see Original Marines tuulejuppe, mis oli sügisel talle eluhea. See tüdrukule vist ei lähe ja see on nüüd Rovenile ka väike. See oli täiega armas, mulle nii meeldib need tekstid ja kõik asjad siin peal ja see materjal oli nii hea ja seda oli nii hea pesta ja värv ei lähe ära ja see läheb talle selga veel või? Ma ei usu, see on väike. Kahju. Ma panen siin natuke allapoole. Nii, nii on parem. Siis näete ka kasti sisse. Kui nunnu see Marinsi väike fliisikene. See on täiega armas nagu... See on nii mugav ka ja nii sossu. Kui ma saaksin siia mingid punased püksid tüdrukule alla, siis oleks ju siuke tüdruku komplekt ka ikkagi. Kui nunsu, see on täiega meeldib. Okei, see on uus ja see on trukkidega, ma jätan selle alles. See tundub täiega mõnus siuke pidžaama olevat. Ja 86 on juba selline suurus ka, et kus neid trukke on nagu natukene lihtsam neil kinni panna. Mis ma leidsin? Need punased püksid. Ja nüüd on see komplekt. Ongi selline komplekt täiega nunnu ju. Tüdrukule ka nii äge. Tahaks endale sellist nii mõnus pehme. Rohkem ma ei kõnni, aga siuksed vansi papud sain tüdrukule, mis on nii armsad olid. Täiega numpsid siuksed nagu kameelionid ja selle täti lappi kaela. Ja ausalt öeldes ma midagi muud ei olegi ostnud. Ma olen jälginud küll, ma käisin H&M-i seal indeksis, aga seal ei ole nagu praegu väga midagi, mida ma tahaks. Seega ma ootan rohkem suve poole, et võib-olla tulevad siis pigem suveasjad või mingid uued kollektsioonid, mida saab osta, sest praegu need materjalid, mis seal poodides on suhteliselt siuksed paksemad ka. Ma tahaks just midagi, mis oleks siuke õhuke ja suveks sobilik. Jah, et kuna meil sünnib
maikuus ja suvi on tulekul, siis ilmselt nagu ainult mingid õhukesed bodid, bluusid, siuksed asjad lähevad käiku, et midagi õnneks mingit nagu kombekaid ja asju ei ole vaja osta. Aga jah, ma natukene ootan veel, kuni ma shoppama hakkan, aga jah, üldiselt nagu mul on nagu riideid olemas, et päris paljalt me ringi ei käi. Nii, aga vaatame, mis püksid meil veel siin on. Siin on mingi... Suured tänud, et te vaatasite seda videot ja loodetavasti ma jaksan järgmisi videoseid ka teha. Kui ma ei jaksa, siis neid ilmselt ei tule praegu, aga ma loodan parimat. Aga suured tänud vaatamast ja kohtume jälle järgmisel korral, nii et tšau!